Tartu Kunstikooli 3D osakonnas toimus 15. kuni 18. aprillil kohalik Ludum Dare Game Jam. Ludum Dare on juba 35. korda toimuv rahvusvaheline arvutimängude arendamise võistlus. Tartu Kunstikooli ning Tartu Ülikooli Arvutiteaduste Instituudi eestvedamisel võtsid sellest ühiselt osa nii programmeerimis- kui ka kunstihuvilised üle Eesti. Ludum Dare on ülemaailmne mängude arendus jam, toimub mitmeid kordi aastas ja kestab mõned päevad. Teema on shapeshift ehk siis kuju muutmine ja tehtavad mängud selle ürituse raames peaksid siis kuidagi kajastama kuju muutmist, et kas peategelane muudab kuju või maailm muudab kuju või see on selline loov ülesanne, kuidas igaüks aru saab. Eks selle jooksul saavad valmis erineva tasemega sellised prototüüpmängud, kuhu siis inimesed panevad oma idee sisse ja kui on väga hea idee või väga hea teostus, siis saab seda edasi teha. Ürituse noorimad osalejad olid 8- ja 10-aastased poisid, kes lõid oma isa abil teistega võrdselt võistlevad arvutimängud. Kuigi võistluse lõplik hindamine käib rahvusvahelisel tasemel, jagas kohalik žürii esimese auhindu juba vahetult pärast arendamissessiooni lõppu. Teise koha sai mäng nimega Hackshift. Mäng on põhimõtteliselt platvormer 2,5D ehk siis 3D elemendid kui kahedimensioonilisel plaanil. Meie mängu kontsept on siis see, et see karakter, kes ringi jookseb, on siis mingisugune mikrobot, kelle kontrollib häkker ja siis see häkker peab arvuti või mingi serveri riistvarast siis läbi saama. Siis aeg-ajalt tuleb minna nii-öelda sinna arvuti tarkvara ja siis seal koodis ringi joosta. Ürituse kõrgeimalt hinnatud mängus, millel oli mitu nime, tuli lambaid tulnukateni juhtida, et nood saaksid piisavalt lambaenergiat. Tartu Kunstikooli 3D osakonnas toimub jätkuvalt pidev arvutimängude arendus, millele oodatakse huviliste osavõttu. Väga paljud mängivad mänge ja siis tekib mõte, et võiks ka ise teha. Mul on kohe mitu soovitust. Esimene soovitus on tulla sellistele üritustele nagu see siin, sest ka meil on päris paljud inimesed, kes ei ole varem teinud, aga siis nad saavad minna meeskondadesse, kus on inimesi, kes on teinud ja õppida tegemise käigus. Teised soovitused on tulla näiteks siia Tartu Kunstikooli või siis Tartu Ülikooli. Kunstikoolis meil siin on 3D modelleerimise eriala. Tartu Ülikoolis informaatika valdkonnas saab ka teha mänge ja õppida nende tegemist.